ma mõtlesin, et äkki teeks ühe video sellest, et kuidas ma olen ennast tundnud viimastel päevadel. Sest et see on olnud nagu täiesti uskumatult hea, kuidas ma olen ennast tundnud. Et ma olen, esimesel päeval loomulikult sa nagu ei pane tähelegi, et midagi on teistmoodi. Teisel päeval sa mõtled, täitsa nagu tore on ju, aga ega ta kaua ei kesta, see tunne. Kolmandal päeval mõtled, et näed, kestiski kauem ja täna ma juba mõtlen, et mis toimub. Et see on see tunne, kui sa oled teadlik iseenda mõtetest, et nii kui sa tajud, et sul läheb kulm kortsu või kuskilt nagu mingi mure või isegi mitte mure on palju öeldud, on ju. Et vaid lihtsalt, kui sul mõte jääb nagu ketrama mingit asja ja sulle tundub, et sa ei saa millestki aru või mingi asi nagu häirib või et ma taban selle tunde nii kiiresti ära ja siis ma nagu vaatan seda, mõtlen, mida ma nüüd siin üritan siis nüüd teha. Ma üritan kuidagi nagu mingit probleemi lahendada või ma annan hinnanguid või ma ei lepi sellega, et ma tunnen ennast et mingi segadus või et ma ei mõista midagi või et ma lihtsalt ei lepi sellega ja see tekitab minus selle pingeseisundi, on ju, kui ma lihtsalt lepiks sellega, et ma lihtsalt ei saa aru sellest asjast, siis kohe nagu kaob ära see pinge ja kusjuures see asendub koheselt nagu naeratusega. Et see on nagu nii äge, ma olen 4 päeva järjest nagu naeratanud lihtsalt. Et kui sa tabad nagu, et nüüd ma tegin sellist asja ja siis on nagu, see ajab naerma, see iseennast nagu ajab naerma, need sellised valed nagu mustrid, kuhu ma sisse olen kukkunud jälle. Ja mul ei ole nagu mingit süüdistust enda suhtes, et näed, jälle ma hakkasin niimoodi mõtlema, jälle ma tegin seda, et sellist asja absoluutselt pole olnud. Et see on nagu täiesti äge tunne. Muidugi täna siin ka ma mõtlesin veel, et enne seda videot, et ma ootan nagu, ma vaatasin hommikul seda Mäti videot jälle ja see muidugi jälle väga, väga mõnusasti klaaris ära kõik, siuke mõnus tunne on. Ja siis, aga siis ma mõtlesin, et ma peaks, täna on ikkagi tööpäev, nii et vaataks töökirju, mis on saadetud. Ja need muidugi korraks jälle tõmbavad kulmu korts, on ju. Ja siis ma mõtlen, et ma veel ei tee seda videot, et ma ootan, kuni mul läheb tuju nagu tõuseb või et mul nagu saan jälle uuesti sellesse positiivsele lainele. Siis ma taban nagu selle mõtte ära, et mida ma nagu ootan, et mingi õige tunne tuleks peale. Et sellist asja ei ole olemas nagu õige tunne, et ma pean lihtsalt leppima selle tundega, mis on. Ja siis on kohe jälle nagu laheneb ära. Et see on nagu äge. Ja tõesti siin viimastel päevadel, ma pole mediteerinud ega midagi, et see Kailego ülesanded, mida me siin, päris iga õhtu ei ole teinud, mingi üle õhtu umbes. Seal ma alati nagu lubame, et ma mäletan, kuidas ma täna hullult mediteerisin ja tegin mingid asja. Ma olen joogat teinud nüüd paar korda. Hästi harjumatu on üle pika aja, mul lihased valutavad kõik. Isegi ma ei ole nagu hullult trapsinud, aga lihtsalt harjumatud liigutused ja juba valutab igalt poolt. Et ma tunnen tegelikult võib-olla, et isegi jooga ongi minu jaoks õigem kui meditatsioon, sest et minu arust on hästi-hästi oluline see, et nagu sellesse praegusesse hetke tulemiseks on vaja nagu ennast füüsiliselt tajuda selles ruumis praegu, et mida ma praegu oma kehas tunnen. See aitab nagu palju paremini saada siia sellesse hetke kui mingi mediteerimine, sest mediteerimise käigus paratamatult mingi, mitte päris paratamatult, aga enamasti ikkagi pool aega su mõte uitab oma radu täiesti ringi ja sa oled ikkagi nagu oma peas kogu aeg. Aga joogaga sa saad kohe kehasse, saad kohe sellesse praegusesse seisundisse ennast häälestada. Ja selles mõttes võib-olla need paar joogaringi, mis ma siin teinud olen, on ka nagu osa sellest positiivsest tundest. Ja muidugi variant on hakata muretsema ja mõtlema selle peale, et äkki see on kuidagi seotud sellega, et ma ei ole 4 päeva järjest pidanud tööl käima. Et mu neljapäevad ongi vabad, siis reedel oli suur reed, on ju, laupäeva ja pühapäev on nagu nii vabad ja täna on mul ka tegelikult suht vaba päev. Et mul õhtupool on mingid asjad.
et võib-olla sellepärast hoopis, aga suva on ju, mis ma sellepärast praegu muretsen. Ja siis võib veel mõelda, et äkki see kõik on kuidagi tulnud sellest, et ma olen asju ära visanud, et Kail ju räägib kogu aeg seda, et nagu loobu asjadest, millel su elus nagu kohta ei ole või mis su elus on nagu rasked või tekitavad nagu raskust sinu ellu, et need on nagu mingi tuumapomm, mis pomm see on, mis ketiga jala külge käib? et kõik siuksed mõttetud asjad oma elus loobuda neist ja siis sulle ellu tekib nagu ruumi positiivsete asjade jaoks. Ja ma olen nüüd oma asju siin sorteerinud ja minema visanud igasuguseid asju. Mitte päris kõiki ei ole veel jõudnud, aga ma nii vähehaaval teen. Ja võib-olla sellepärast siis on kuidagi paremaks läinud. Aga tõesti mõningad väga olulised muudatused on toimunud. Isegi näiteks see minu selline, üks asi, mille peale ma olen mõelnud, ma ei saa aru nagu, mis toimub, on see minu suhe minu koeraga. Et ühest küljest ma nagu täiesti, ma absoluutselt ei kannata, ta nagu ajab mind närvi hullult lihtsalt ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ta on nii vagur koer tegelikult, enamus ajast ta magab. Aga, kui ma temaga väljas käin, siis see on kõik väga tore, sest sellepärast ma tegelikult selle koera võtsingi, et mul oleks põhjust temaga välja minna. Aga kõik need hetked, kui ta ei maga või kui me ei käi väljas, siis ta ajab mind hullult närvi ja mulle tunnen nagu kohutavat südametunnistuse piin esiteks selle pärast. Teiseks ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see võimalik on, miks ta mind niimoodi närvi ajab. Ja kusjuures eile õhtul, kui ma magama heitsin, siis mind tabas nagu mingi selline taipamine selle koera osas. Et ühest küljest ma tundsin nagu südametunnistuse piina, et ma nagu ootan juba, et see koer sureks ära, et on vana ja haige koer on ju, et ta sureks ära, siis mind tabab nagu, siis ma olen nagu vaba sellest. Ja samal ajal, ma saan aru, et need on välised asjaolud on ju, mida ma arvan, et kui need asjaolud langevad ära, siis minu elu läheb paremaks on ju. See on klassikaline mõtteviga on ju, sellist asja ei juhtu, et sinu mõtlemine ei sõltu välistest asjaoludest. Ja sinu enesetunne on ju. Nii et ma tean seda on ju ja ometigi ma ootan nagu tema surma põhimõtteliselt, mis on nagu õudne mõte on ju ja ma nagu ei taha tunnistada seda endale. Ja ka eile, kui ma seda nagu tunnistasin endale, siis ma sain aru loomulikult esiteks, et ega see ilus ei ole. Ja teiseks ma kuidagi nagu leppisin sellega ja mul hakkas kergima, ma sain aru tegelikult, et ma tegelikult ei tahagi, et see koer sureb ära. Et ma ikkagi, kui midagi on, mida ma saaks teha praegu veel selle koera heaks, siis ma olen valmis seda tegema. Ja ütleme, meditsiiniliselt ei ole, aga energeetiliselt võib-olla saab midagi teha selle koera heaks veel. Et sellised igasugused põnevad mõtted on olnud. Ja hästi omapärane hea tunne. Soovitan kõigile. Okei, aitäh kuulamast, kohtumiseni.